Tere kõikidele avastades uut maailma podcast kuulajatele. Täna te näete meid pildis, sest et tänapäevas toredas maailmas, kus AI võib lihtsalt häält teha, ei või iial teada, kas need on kaks robotit, kes räägivad või siis nende taga on tõelised reaalsed inimesed, kes õpivad, räägivad, jagavad oma teadmisi. Just. Tere, Kai! Tere, Eda! Meie oleme Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia teadvuse võimaluste arendamise keskuse 6. taseme õpilased ja just nimelt, et täna oleme nii hääles kui pildis, et veenduda selles, et me oleme päris inimesed, päris kogemustega ja teeme päris asja, jagame päris teemasid, mis on inimestele tegelikult väga olulised teemad, aga millest tihtipeale meie maailmas ei räägita või neid peetakse tabuteemadeks või uhuu-teemadeks või kõike selliseks, aga järjest rohkem inimesi saavad oma kogemusi, järjest rohkem inimesi on avastanud läbi erinevate õpetajate neid teadmisi, neid oskusi, kuidas elu päriselt toimib, kuidas ise oma elu juhtida ja kuidas tulla välja sellisest süsteemsest kollektiivsest mõtlemisest. Me mõtlesime täna, et me jagame lihtsalt kergelt oma lugu, kuidas me sinnamaani jõudsime ja miks me oleme valinud just selle teaduskeskuse, aga mitte mingi suvalise õpetaja. Suvalise on halvasti öeldud, et mitte lihtsalt juhuslikult ei sattunud sinna, vaid see oli väga teadlik valik, see oli aastate pikkune eeltöö ja täna me tõesti siis õpime teaduskeskuses. Ja see on maailmas esimene ainulaadne siis õppeasutus, kus inimestele antakse igakülgseid teadmisi universumist, meie planeedist, inimese olemusest, evolutsioonist ja kõigest sellest, kes me oleme, kuhu me läheme ja mis üldse toimub. Ja, õpe toimub seal online platvormil, see on rahvusvaheline. Tänaseks on seal üle 40 000 õpilase. Ja 61 riiki on esindatud õpilastena. Ja inimestel on võimalik õppida mitmes keeles, et on sünkroontõlge, nii et kõigil, kellel on huvi, tahtmise, soovid, saavad tegelikult sealt enda jaoks seda, mida nad otsivad. Ja ma nagu ütlesin juba ka, et see on väga unikaalne koht õppimiseks ja kõikidel inimestel, kellel on soovi, tahtmist, kellel on püüdlust aru saada endast, maailmast ja sellest, mis toimub, siis ma arvan, see on kõige õigem koht, kuhu tulla, sellepärast, et õpetaja Natalja Rodina on teadlane, psühholoogiateaduste doktor, anomaalsete nähtuste uurija ja lisaks on tal hästi palju igasuguseid tiitleid. Ühesõnaga, inimene, kes teab kõigest kõike, oskab vastata kõikidele küsimustele ja selleks, et minna sellesse kooli õppima, selleks ei pea olema eelteadmisi, peab olema lihtsalt hinges hea inimene, peab olema armastav ja heatahtlik ja sellest piisab, et alustada oma kooliteed. Ütlesid, et räägime täna ka natukene enda loost. Kuidas sina leidsid selle keskuse, kuidas sa tundsid ära, et see on just nüüd see koht, kus sa saad oma need õiged teadmised? No see eeltöö on vast 20 aasta tagune. Ma olen väga palju lugenud, käinud tõesti väga palju erinevatel koolitustel, kursustel. Ma isegi ei ütle, et ma otsisin omale õpetajat, ma lihtsalt otsisin seda tõde. Et igalt poolt tuli nii palju erinevat materjali nii meie planeedi ajaloo kohta, inimeste ajaloo kohta. Ma arvan, et see algas juba koolis, kui minu vanaema, kes oli usklik inimene ja pühapäeviti me käisime aeg-ajalt vanaemaga kirikus ja vanaema seletas mulle lahti, kuidas siis inimesed tulid Aadamast ja Eevast ja kuidas kõik alguse sai. Ja siis ma läksin kooli ja siis koolis räägiti hoopis mingit muud juttu, et inimesed tulid ahvist ja minu väikeses peas ei läinud kuidagi need kaks asja kokku, et kuidas saab nagu nii erinevad asjad olla, et kuskil on ju peab olema see tõde, et kuidas need omavahel nagu seotud on. Ja käies nüüd erinevatel kursustel ja käies erinevate õpetajate juures otsides lihtsalt erinevat informatsiooni,
Ma jõudsin oma õppetöös tegelikult üsna kaugele, sest et ma sain aru, mis siin maailmas toimub, midagi on valesti, mis täpselt valesti on, aru veel ei saanud. Aga selle teaduse laienemise kohta ja see, kus inimene õpib esitama nagu õigeid küsimusi, siis läbi nende küsimuste ma hakkasin otsima sellist kohta, kus see, kes mind aitab, see, kes mind õpetab, annaks vastused kõikidele nendele küsimustele. Ka sellele, et miks räägitakse kirikus, et inimesed on Aadamast ja Eevast ja miks Darwin räägib, et inimesed tulevad ahvist, et kus see tõde siis on. Ja see oli üks põhjuseid. Ma sattusin ühe YouTube'i video peale. Esimene video oli kvantüleminekust, mida ma vaatasin Natalja Rodina poolt antud välja. Ja teine video oligi meie maailma loomisest ja sealt jooksid nagu neid pusletükke nii palju kokku ja siis ma tunnetasin tegelikult oma hingega. Mul tekkis see tohutu resonants selle õpetajaga, et ma tajusin selle inimese valgust, armastust. Ma imetlesin tema teadmisi ja kõike seda, mida ta kirgas. Ja siis ma otsustasin, et jah, ma lähen, ma tahan proovida, kas mind üldse võetakse, sest et selleks, et sellesse kooli õppima saada, peab saatma oma pildi. Õpetaja valib energeetiliselt endale õpilasi ja kui mind sinna juba vastu võeti ja ma oma baastaseme olin ära käinud, siis ma juba isegi enne seda teadsin, et see on kõige õigem koht, kus saada absoluutselt kõiki teadmisi. Absoluutselt kõiki, et nii palju, kui on olemas meie planeedil teadmisi, on selles koolis olemas. Aga kuidas sina sinna jõudsid? Tegelikult ma arvan, samuti juba väiksest saadik on olnud neid mõtteid või seda soovi mõista ja saada aru, kuidas see maailm toimib. Et kas või see, et kui erinevaid kanaleid pidi väiksena vaadata sa multikaid või mis iganes pidi räägiti sellest, et pilve peal istub üks mees, kes on Jumal ja kes karistab sind, kui sa teed midagi halvasti ja kiidab sind ja annab sulle kingitusi, kui sa teed midagi hästi ja kes kogu aeg sind jälgib. Ja ma lihtsalt mäletan seda, et kui ma istusingi siis väiksena seal kuskil muru peal ja vaatasin ja püüdsin nagu aru saada, et kuidas ta siis seal nagu pilvede peal on, et kuidas ta läbi ei kuku ja kõik nagu sellise materiaalse maailma poole pealt, eks ole. Ja mind on tõesti nagu väiksest saadik ka huvitanud kõik see, et mis kosmoses toimub ja kuidas see kuu liigub ja kuidas need tähed seal on miljoneid aastaid täpselt samade kohtade peal, et kõik see, mis on siin väljapool, et kuidas see seostub meie igapäevaeluga. Ja kui ma juba lugema õppisin ja minu kätte jõudsid erinevad ka numeroloogia raamatud, astroloogia raamatud, kui minu kätte jõudsid vanaema kaudu need enekesed ja ened, et siis nagu ma süübisin sinna juba üsna väiksest peale, tahtes lihtsalt aru saada, et kuidas see maakera on siis toimib ja kõik sellised nagu elemendid. Ja mida rohkem ma uurisin, mida rohkem ka mulle nagu informatsiooni sattus, muu tavaelu kõrvalt kogu aeg kuklas, mida rohkem informatsiooni tuli, seda rohkem oli segadust. Ja kui juba tuli YouTube'i ajastu ja meile näidati ka rohkem igasuguseid sarju, selliseid dokumentaale, mida oli siis võimalik vaadata tulnukatest ja ma mäletan väga hästi just mõned aastad tagasi, kui oli Morgan Freemani sari, kus ta siis käis erinevate usundite juures ja rääkis seal meile siis selles dokfilmis, et kuidas need erinevad usundid on tekkinud ja kus on siis see Jumal ja mis on see kurat ja kus on põrgu ja mis on taevas. Ja siis see ilmselt tekitas must nagu selle kõige suurema segaduse peas, et kõik see, mida ma olin eelnevalt kuulnud ja vaadanud, mul tekkis see mõte, et miks terve ühiskond ei tegele nende küsimustega igapäevaselt. Kuidas me saame igapäevases elus olla ja teha ja toimetada, kui me ei tea, et mis on siis väljapool ja mis siis tegelikult toimib ja kuidas kõik need mingisugused müüdid on tekkinud ja kuidas see müstika toimib, et miks me tegeleme igapäevase sellise argi asjaga, kui need on, minu ajus toimus see teismelise eas, et need on nagu justkui kõige olulisemad teemad, millega peaks tegelema ja saama aru, et mis see elu siis on. Et minu peas tekkiski nagu selline koht, et me elame siin justkui nagu kasti sees, kus me saame aru, et kõik need taimed ja kõik need loomad ja kogu see ühiskond on nagu nii kavalalt ja targalt üles ehitatud, kuidas meie organism toimib, kuidas ta teab, millal magama minna, millal tõusta ja kuidas seedida. Et minu jaoks toimis lihtsalt nii, ta oli nagu nii kummaline, et meil siin
et meil on nagu selline intelligentsus ja siis, et me mõtleme, et väljapool me sureme ära ja siis on nagu mingi tühjus, et milleks siis kõike seda, milleks kõiki neid nüansse nagu luua, miks see kõik peab olema nii keeruline, miks see kõik peab olema nii raskesti üles ehitatud, miks on vaja sellist intelligentsust lihtsalt selleks hetkeks, et sa ühe elu siin elad ja siis sured ära. Et mul ka sisemiselt olid nagu, ma arvan, et pidevalt siis sellised küsimused, millele ma otsisin igalt poolt vastuseid, kas või kui saladuste film ja kõik, mis on seotud. Ja see tuli 2006. aastal jõudis, et see andis väga palju tõuget just nimelt lugeda erinevaid raamatuid ja vaadata erinevaid filme, podcast'e selle kohta. Siis toimus nagu selline plahvatuslik laienemine. Me teame ka täna, miks see just siis oli. Jah. Ja vot siis ongi, et tahad nagu, minul on natukene selline väike teadlase aju, kes tahab lõpuni välja aru saada, et kuidas siis need asjad seal nagu toimivad, et kui me täna siin meie maailmas saame teadusega kõike tõestada, et siis peab ju olema ka selle müstika ja selle maagia jaoks mingisugune seletus olemas ja mind köitiski kõige rohkem see, et kui ma juba sinna esimesele kursusele läksin, siis ma sain arugi, et ongi, et tegelikult on võimalik kõike selgitada ja nii-öelda nagu mingit sellist müstikat ja maagiat sellises mõistes tegelikult nagu ei olegi olemas, vaid et kõigel on selgitus, kõigel on nagu põhjuse tagajärg ja ei ole midagi sellist, mis lihtsalt tekib ja võib kaob ära, vaid et see kõik on väga intelligentne süsteem ja see on palju suurem, palju laiem kui see, mida me siin igapäevaselt oma väikeste teadusega ja võib-olla väikse nagu sellise teadvusega suudame vastu võtta ja tõesti selle 6 aasta jooksul see arusaam maailmast ja see nägemine maailmast on nii tohutult muutunud, on tulnud nii palju mõistmist ja arusaamist, kes vahepeal ikka ego sööb mingite asjadega, aga suures plaanis, nagu kui sa saad aru, miks need protsessid maailmas toimuvad, mis meil praegu toimuvad, mis on see suurem pilt, see laiem pilt, et see selline nagu kaugemalt vaatamine ja näha, et kuidas kõik asjad on seotud ja kedagi ei karistata ja kellelgi ei ole, et tegelikult nagu sellist ebaõiglust ei ole maailmas olemas, vaid et see kõik on põhjus-tagajärjega seotud, siis see on andnud sellise hingerahu ja ma arvan, et veel see teadmine, et need teadmised on lõputud, et siit on võimalik kogu aeg edasi liikuda, kogu aeg. Sellel planeedil me saame vot sellise osa teadmistest, et kõik ülejäänud tuleb juba teistelt planeetidelt. Ja see pani ka alguse sellele, et mida rohkem kui meie tänases, ütleme, Eesti õpilasi on täna juba ligi 70 ringis, et me jagame, räägime nendest teemadest pidevalt kogu aeg ja on võib-olla aeg tuua siis ka need teadmised sellisel pehmemal kujul igapäeva inimesteni, et rohkemad inimesed, kes otsivad, leiaksid need teadmised ja võib-olla ka selle kooli enda jaoks. Ja tookord, kui mina hakkasin otsima konkreetselt vastuseid, no ütleme niimoodi, et mind ei köitnud selline väljend nagu vaimne areng. Et see vaimne areng minu jaoks tol ajal seostus ka sellise esiteks religiooniga, kirikuga, kummalise esoteerikaga, selline spirituaalne meelelahutus, et see oli kõik see, mis mind üldse ei köitnud, sellepärast et kõik need rituaalid, kõik need mingisugused sellised asjad, mida nagu inimesed tegid nendes kogukondades, ma ei saanud aru, miks seda peab tegema. Ma ei leidnud ühtegi seost sellel nagu teadusega või teadmistega ja mind lihtsalt see ei köitnud, kuigi ütleme sellist, me nimetame seda spirituaalseks meelelahutuseks, kus kõik, ma ei ütle, et selles midagi halba on, selles ei ole mitte midagi halba, sellepärast, et igal inimesel on oma teekond ja selleks, et jõuda tõeliste teadmisteni, peabki käima läbi need vaheetapid, et vastavalt iga inimese teadvusele on temal ka see tema õpetaja, kes teda kuhugi viib. Lihtsalt mina konkreetselt, nii nagu sinagi, me tahtsime natuke sügavuti minna ja leida vastuseid just nimelt selle teadusliku poole pealt, et mitte ainult see, et spirituaalsus ja esoteerika, täna me teame, et esoteerikat ei ole, on olemas kvantdünaamika, on olemas
kvantfüüsika, mis seletab ära kõik tänapäeva teadlased on juba jõudnud ammu selleni, et on olemas kõrgem jõud, on olemas kõrgem intelligentsus, mis loob kogu seda maailma ja täna me teame, kuidas see kõik toimib. Lihtsalt me arvame ja me teame, et täna maailmas väga palju selliseid inimesi, kes tahaks minna natukene kaugemale sellest spirituaalsest meelelahutusest, kes tahaks natukene sügavamalt õppida ennast tundma ja mitte ainult seda, vaid tundes ennast, oskad sa luua oma elu. Sa oskad kõigile seletust leida ja see ongi evolutsioon. Me saime teada tegelikult selles koolis, mis on vaimsus, mis on evolutsioon ja mis tegelikult tähendab areng. Ma arvan, see on kõige olulisem. Jah. Nii et kui ka need teemad tekitavad sul küsimusi või tekitavad kas või sellist natukene rahulolematust sees, et nagu kuidas siis on kõikide nende asjadega, et võtad ühest allikast ja võtad teisest allikast ja nagu on võib-olla vahel liiga palju sellist asja, kus sa pead lihtsalt pimesi midagi usaldama või pimesi midagi uskuma, et tahaksid ka midagi sellist, mis annab sulle ütleme, et nagu lõplikud vastused teatud teemadel või annab sulle sellise kindlustunde, et siis me kindlasti julgustame vaatama rohkem eelkõige siis seda, kogu see teekond saab alguse sellest baaskursusest, kus antakse selline vundament laotakse. See on nüüd tulemas siis novembrikuus. 3. novembril on järjekordne baaskursus ja selleks, et baaskursusele saada, selleks tuleb lihtsalt esialgu meiega ühendust võtta. Et mina olen Ukraina Teaduste Akadeemia administraator ja juhendan Baltikumis kogu seda õpilaste vastuvõttu sinna. Nii et kirjutage julgelt, kui teil on tõesti tekkinud ka huvi just nimelt sügavamaid teadmisi saada. Ma arvan, et kindlasti inimestel tekivad need küsimused, eriti kuulates näiteks kas meie podcast'e Urmast, et kus nad seda kõike teavad. Seda õpetatakse ülikoolis täna. Need on täiesti teaduslikult tõestatud teadmised. Just. Nii et kutsume sind kuulama, avastama, uurima, küsima küsimusi, mingil määral kahtlema kõiges, mis ei käi sinuga kokku ja võta meiega ühendust. Ja just nimelt me jõudsime selleni välja, et küsimused, kui sa saad kõikidele oma küsimustele vastused, siis sa oled õiges kohas. Aga küsimuste küsimus on see alati, et kas sa esitad õige küsimuse. Sest küsimused peavad olema ka õiged, et õigesti esitatud küsimusele saad sa alati ka tõese vastuse. Nii et aitäh teile kuulamast ja me jätkame oma sellist kerget, pehmet loengute teemat podcastis ja edasi. Aitäh teile! Aitäh!